Trump nurjas Iraani katse suruda Ameerika Ühendriikidele peale nõrka kokkulepet pärast seda, kui kahtlus, et Hiina rakett oli F-15E hävitaja allakukkumise taga, tõstatas kriisi sees suurema küsimuse. Kas Teheran pidas rahuläbirääkimisi või võitis aega Pekingi abiga? Sellel esmaspäeval, 1. juunil, on Valge Maja raske otsuse keskmes. Sest Trump ei nõustunud allkirjastama eelnõu, mis oleks võinud leevendada Iraani režiimi olukorda ilma reaalseid tagatisi rikastatud uraani ja sõjalise ohu lõpetamise kohta saamata. Kui Iraan soovis raha, hingetõmbeaega ja propagandat, peab ta nüüd välja ütlema, kas nõustub tõsiste nõudmistega või kasutas kokkulepet vaid kattevarjuna. Mida Hiina andis? Miks Iraan nii väga leevendust otsib? Kuidas Trump olukorra pea peale pööras? Ma räägin sulle kohe kõigest sellest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Läbirääkimised muutusid pingelisemaks pärast seda, kui Ameerika saadikud esitasid Iraanile kokkuleppe ettepaneku, kuid Trump nõudis muudatusi. Axios teatas, et ta käskis karmistada punkte rikastatud uraani varude, tulevaste rikastamispiirangute ja Hormuzi väina taasavamise kohta. See oli osa, mis peatas iraanlaste kiirustamise. Režiim soovis avatud ust, et hingata. Trump pani uksele lukku, enne kui üldse mingit võtit andis. Iraan tuli sõjast välja haavatuna, sanktsioonide all, kahjustatud infrastruktuuriga, sisepinge ja sotsiaalse mässu hirmuga. Režiim ei tahtnud tuumaküsimuses allaandmist, tahtis pausi, tahtis aega, tahtis, et raha liiguks, tahtis mängu tagasi tulla ilma loobumata vahendist, mis pani Lähis-Ida valvsaks. Donald Trump sai sellest erinevusest aru. Üks asi on pidada läbirääkimisi, et ära hoida tuumapommi valmimist. Teine asi on nõustuda vaherahuga, mis laseb vastasel end ümber korraldada. Seetõttu ei käsitlenud ta seda eelnõu kui rahupreemiat. Ta käsitles seda kui siiruse testi. Kui ta nõudis karmimat sõnastust, sundis ta Iraani halva valiku ette. Kas nõustuda selgemate reeglitega uraani ja Hormuzi kohta või lükata tekst tagasi ja näidata, et läbirääkimised olid vaid manööver. Kahtlus, mis puudutas hävitajat F-15E, suurendas otsuse kaalu. NBC Newsi tsiteerivad reportaažid ütlesid, et aprillis Iraani edelaosas alla tulistatud Ameerika hävitaja võis olla tabatud Hiina kaasas kantava õhutõrjesüsteemiga. Samuti ilmusid teated, et Peking võis olla varustanud Teherani pika tegevusraadiusega radariga, mis aitab tuvastada raskesti jälgitavaid lennukeid. See on endiselt luureandmetena käsitletav teave, kuid poliitiline mõju on juba tohutu. See juhtum ei ole enam ainult Ameerika Ühendriikide ja Iraani vaheline vastasseis. Nüüd paljastab see Iraani võimekuse taga hiinlaste varju. See punkt muudab kriisi Teherani vastu. Režiim üritas näidata oma jõudu, kuid kahtlus näitab sõltuvust. Kui rakett oli Hiina päritolu, siis Iraan ei tulistanud Ameerika lennukit alla üksi. Ta kasutas piirkondlikus sõjas võõrast relva. See annab Trumpile rohkem põhjuseid karmistada. Sest läbirääkimiste laual ei ole enam ainult Iraani lubadus. See hõlmab võimalust, et Peking õhutab konflikti, testib varustust USA vastu ja jälgib Ameerika reaktsiooni ilma Hiina sõdureid lahinguväljale saatmata. Mida rohkem peab Washington suunama tähelepanu laskemoona, õhutõrjet ja laevu Lähis-Idasse, seda suurem surve tekib teistel rinnetel, nagu Taiwan, Jaapan, Ukraina ja Iisrael. See on ülemaailmse vastasseisu külm loogika. Peking ei pea sõda kuulutama, et tõsta Ameerika kulusid. Piisab, kui aidata partnereid, müüa tehnoloogiat, hinnata USA reaktsiooni ja püüda kahjustada Ameerika relvade mainet. Donald Trump mõistis, et nõrga kokkuleppe allkirjastamine sellises olukorras tähendaks rünnaku muutmist preemiaks. Majandussurve seletab iraanlaste kiirust. Režiim teab, et sõda on kallis. Rahvas tunneb selle raskust, nii propaganda ei täida turgu, ei hoia valuutat ega taasta hävitatud baasi. Just siin Trump survestab, tal ei ole vaja iga hinna eest kokkulepet taga ajada. Hingata vajab Iraan. Sisemist võitu peab müüma režiim. Uut raha vajab Teheran. Hiljutised rünnakud Iraani sõjaliste rajatiste vastu ja režiimi vastus rakettidega näitavad samuti, et läbirääkimised toimuvad, kui relvad on veel kuumad.
Trump teab, et Iraan tahab väga kokkulepet sõlmida, kuid samal ajal jätkas ta surve avaldamist. See kombinatsioon on tema strateegiale tüüpiline, rääkida, kuid eelist käest mitte anda. Valge Maja ei paku piiramatut voli. See näitab, et nad on valmis läbi rääkima, vajadusel sõjalisi sihtmärke ründama ja enne allkirjastamist iga rea hoolikalt üle vaatama. Droonide osa kinnitab seda arusaama. Iraan on investeerinud odavasse sõtta, kasutades Shahedi droone ja rakette, mis sunnivad kalleid kaitsesüsteeme reageerima. Kuid Ameerika Ühendriigid ja liitlased kiirendavad juba odavamate tõrjelahenduste arendamist, õppides Ukraina lahinguväljalt. Business Insider näitas, et on kasvanud nõudlus Iraani ja Venemaa kasutatavate droonide vastu mõeldud tõrjesüsteemide järele. See näitab kohanemist. Trump võidab aega, et kohandada kaitset, vähendada tõrjemaksumust ja takistada Teherani odavatest parvedest strateegilise relva loomist, millele pole vastust. Probleem Iraani jaoks on see, et iga uus sündmus muudab nende enda narratiivi keerulisemaks. Kui Hiina ilmub välja F-15E rünnaku järel, kaotab Teheran oma iseseisva suurriigi illusiooni ja muutub Hiina relvastuse näidiseksemplariks. Obama tuumaleppe pärand kaalub endiselt kulisside taga. Trump rajas osa oma välispoliitikas kriitikale, et Iraani režiimile tehti järeleandmisi ilma sügavate käitumismuudatusteta. Obama kokkulepped Iraaniga olid halvad, sest need lähtusid ohtlikust loogikast. Selle asemel, et režiimi tuumastruktuur lõplikult lahti võtta, nõustusid nad piirama osa programmist kindlaks ajaks, vabastama miljardeid ressursse ja lootma, et Teheran hakkab pärast majandusliku leevenduse saamist paremini käituma. 2015 aasta tuumalepe ei lõpetanud Iraani tuumateadmisi, ei hävitanud kogu rikastamisaparaati ega käsitlenud piisavalt ballistiliste rakettide küsimust. Ja see jättis alles ka tähtajaga klauslid, mis lubasid olulistel piirangutel aja jooksul aeguda. Lisaks sõlmis Obama valitsus samal perioodil Iraaniga ka rahalise kokkuleppe, mis hõlmas $1,7 miljardit. See oli seotud vana relvamüügi vaidlusega, mis pärines enne islami revolutsiooni ning sellest sai poliitiline sümbol järeleandmisest vaenulikule režiimile. Trumpi seisukoha järgi oli viga lihtne. Obama andis Iraanile hingamisruumi, raha ja rahvusvahelist legitiimsust, ilma et oleks saavutanud tegeliku käitumise muutust. Režiim jätkas relvastatud liitlaste rahastamist, Iisraeli survestamist, strateegiliste marsruutide ähvardamist ja tuumaambitsioonide säilitamist väljapressimise tööriistana. Sellepärast katkestas Trump selle mudeliga 2018. aastal. Tema nägi seda kokkulepet kui lääne poolt ostetud pausi, mitte kui lahendust. Tegelikult sai Iraan aega sisemiselt hingetõmbeks, väliselt läbirääkimisteks ja hoidis ohu elus. Seetõttu teab Valge Maja, et iga uus kokkulepe peab nüüd paistma teistsugune, rangem, paremini kontrollitav ja Ameerika Ühendriikidele kasulikum. Vasakpoolsed tahavad muuta klauslite ülevaatamise kõhkluseks. Trumpi toetajad näevad seda teisiti. Tema takistab vana vea tagasitulekut uues kuues. Kahtlus Hiina raketi suhtes võttis läbirääkimistelt igasuguse süütuse klauslid. Quer inocência da negociação. Kokkulepe ei käi enam ainult vanemate kohta. See puudutab seda, kes juhib kriisi kulgu. Mina olen Milson Alves Global, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole LikeTeli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese globaalkogukonnaga.